K6 residents asub südalinna vahetus läheduses vaikses sisekvartalis. Siin on meil aiaga piiratud hooviala, kus me pakume 3-4-toalisi perekortereid ja korterite suurused on meil 80 kuni 106 ruutmeetrit. K6 residentsi majade projekteerimisel on lähtutud põhimõttest, et nende tulevased kasutuskulutused oleksid korteriomanikule võimalikult väikesed. Majadel on A-energiaklass, on paigaldatud päikesepaneelid, mis annavad inimestele tuhandeid eurosid säästu tulevikus. Meil on pakkuda ainult 3- ja 4-toalised korterid ehk võiks öelda perekorterid. Väiksemad 3-toalised korterid hakkavad 70 ruutmeetrist pihta, suuremad 3-toalised on ka 100 ruutmeetrised. 4-toalised hakkavad 90 ja on kuni 106 ruutmeetri suurused. Planeeringud on selles mõttes ka head, et need suuremates korterites on enamasti 2 vannituba ja 1 magamistuba omab siis omaette vannituba. Lisaks on mõnedes korterites ka saunad. Ehk saunahuilistel on kindlasti siia põhjust tulla korterid vaatama. Korteritesse on paigaldatud vesi, põrandaküte. No see on küll minu jaoks üks viimase aja suuremat sorti uudis. Vesi, põrandaküte võib-olla enam nii suur uudis tegelikult ei olegi, et enamus uusarendustes see on juba nii-öelda kasutusel. Et mõned üksikarendused on veel, kus on radiaatorkütte kasutusel. Aga selle vesipõrandaküttel on suur eelis, et kui inimene tunneb, et tal jalad on soojas, siis on tal kindlasti hea olla. Kuna majad asuvad sisekvartalis, siis siin on üllatavalt vaikne kesklinna kohta. Et inimesed, kes on tulnud siia korterid vaatama, on tõelist imestust avaldanud selles suhtes, et nii vaikne teil, nii roheline on teil, et see nagu ei olekski kesklinn. Ja inimene või perekond, kes selle korteri nüüd endale soetab, siis kas kogu sisustus kuulub otsemaid talle? Kui me nüüd räägime sellest korterist, kus me praegult hetkel oleme, siis see on näidiskorter ja seda müüakse kogu selle sisustusega, mis siin näha on. Aga teised korterid hetkel meil on sisustamata. Loomulikult on võimalus ka pakkuda varianti, et me aitame klientidel sisustada, mida on õige mitmed välismaa elavad inimesed, kes siia on ostnud, avaldanud soovi, et on vaja abi näiteks selles ja siis me oleme valmis aitama inimesi. Ja ma usun ka seda, et lastega peredel on siin ideaalne elada, sest et siin lähikonnas asub ju 3 kooli, et võid panna oma lapse nii vene kui ka eesti kooli õppima. Jah, see ongi selle asukoha üks suur pluss, sest et ütleme, need enamus koole asuvad jalutuskäigu kaugusel, ei pea käima sõitma bussiga, vaid saab kõndida ise rahulikult kooli. Mõni kool on lausa nurga taga, lasteaed siin samas üle õue võiks öelda. Kas kommunaalkuludest ka räägime, on need taskukohased? Nad on kindlasti taskukohased, nagu juba jutuks oli, et majadel on A-energiaklass ja hooned ja need asjad ongi projekteeritud nii, et inimeste kulud oleks tulevikus võimalikult väiksed. Et kui siin mingitest numbritest rääkida, siis võiks tuua sellise näite, et 100 ruutmeetrisel korteril ilmselt suvised kommunaalkulud on 100 euro piires, talvel võivad nad ulatuda kuni 200 euroni. Kuidas siin selle parkimisega lood on, et minu auto mahub ära, aga kui tahab äiapapa mulle külla tulla, kuidas siis tema sellega hakkama saab? Et meil on kindlasti kesklinna kõige paremad parkimisvõimalused. Praktiliselt kõikidel korteritel on võimalik omada 2 autoparkimiskohta. Et enamasti need kipuvad olema seal 1 autokoht või paremal juhul mõnele korterile 2. Milliseid huvilisi ootate korterid uudistama? Ma arvan, et need peavad olema küllaltki suure raakotiga. Kõik on suhteline. Odavamad korterid hetkel pakkumises, mis veel on, algavad hinnad 180 000 eurost ja see hind juba sisaldab tegelikult 1 hoovi parkimise kohta ja ka panipaika. Kallimad korterid on 300 000 euro kanti. Et kui on soov kesklinnas elada, siis ma usun, et see on parim paik peredele ja lastega peredele, nimelt
elamiseks, kuna siin on hästi vaikne, turvaline ja kõik on käe-jala juures.